Väga hea. Nii, tervist kõigile. Minu nimi on Ingar Järva ja ma olen siin Lohusalus kõigest 3. põlve juba. Et ma enam-vähem juba tean seda kanti peast. Ja mul tuli siis selline mõte, et rajaks siia väikse päiksepargi. Ja kui seda asja nüüd droonipildi pealt vaadata, siis põhimõtteliselt see on nagu täiesti võimatu koht, kus nagu elektrit toota. Ehk et kui nüüd, see ongi suhteliselt nagu selline päiksepaneeli suurune pind, mis ta on mingi meetri korda meeter 60 umbes nii, et paneelid on. Ja kui me katame selle paneeli siin ära umbes nii palju, siis selle 10% katmise tõttu muutub siis selle paneeli tootlikkus samuti 10% peale. Ehk kui ma võtan niimoodi ära, praegu 100% tootlikkus, võtan niimoodi, praegu 10%. See on nüüd eeldus. Ja seetõttu minu ettekande pealkiri olekski siis see, et oleks isegi järgmine slaid iseenesest. Õigesti touchscreen, muidugi, touchscreen, loomulikult. Ja minu ettekande pealkiri ongi siis selline, et siin ei ole võimalik mitte midagi toota. Sest et ühesõnaga vahet pole, mis optimeerijaid või mikroinvertereid ega kasutaksite selleks, et paneelist kogu see tootlikkus välja pressida, siis see on nagu kõige halvem case, mis üldse nagu saab olla. Küll aga selles punktis siin asub nüüd siis minu maja ja ma mõtlesin, mis siis saab, proovime ära, et vaatame, kas nagu üldse tuleb midagi, sest et eeldused on siin nagu hästi-hästi halvad. Ja kui seda asja nüüd vaadata teiselt poolt, siis teiselt poolt ega see pilt parem ei ole, et siin all, võib-olla siin tagumises teada ei näe, aga siin on näha minu maja vintskapp, eks ju, koos selle maja katusjärjega ja võimus ka siit poolt on nagu täiesti lootusetu, et ühesõnaga, igal pool on varjusid täis, siin ei ole tehniliselt võimalik toota. Ja mis ma siis kokku vaatasin siin? Ta on väga puudevarjuline ala, mida tõesti, nagu ma ütlesin, juba optimeerijate kasutamine väga palju ei päästaks. Siin piirkonnas on läbi ajaloo olnud hästi palju teada voolukatkestusi, mis muudavad kilovatti hinna meile kui IT-perele mõõdetamatuks. See siis tähendab seda, et meil on juhtida suhteliselt suured projektid. Ja nüüd alates sellest Covidist me oleme suhteliselt palju olnud kodukontoris ja kui tuleb teade, et sorry, täna ei ole 10 tunni jooksul elektrit, siis meie, kes me vastutame mingisuguste suhteliselt suurte jae, kaubandusettevõtete, ehitusettevõtete, sadamate eest, siis me ei saa öelda, et okei, me hakkame linna sõitma, et tunni aja pärast oleme kohal, see on umbes sama, et nagu kiirabi võtab toru vastu, ütleb, et ja me tuleme tunni aja pärast, okei, fine, et IT on hästi andestamatu maailm. Et ühesõnaga, et selles kontekstis, kui teil ei ole vooluvõrgust tulevat elektrit, siis te hakkate mõtlema, et mis see kilovatti hind on, et te olete nõus ilmselt mida iganes maksma selleks, et seda asja saavutada. Tõsi, ka tavainimene, kellel on külmkapid ja muud asjad, 10 tunniga hakkab see vaikselt ikkagi juba otsast ikkagi tilkuma tõenäoliselt. Ja neid voolukatkestusi on siin olnud viimase mõne aastaga ikka, ikka on ikka lugeda küll. Üks eeldus on siin veel, mis on siis, et piirkonnas on välk teinud suhteliselt suuri kahjusid. See tähendab seda, et on löönud välk sisse alajaama, alajaama ümber on kõik kuused kenasti ära kuivanud. On paari aastat tagasi isegi läbi läinud kõik küla analoogtelefonid, telekad, ma ei tea, mis iganes asjad. Ja et see, mis teinekord võrgu poolt tuleb, et see võib ka tegelikult palju asju ära rikkuda. Ja viimaseks eelduseks on siis see, et see majakene siin puude vahel omab siis ka targa maja funktsionaalsust. Ta on siis Xiaomi Smart House tarkade pistikutega. Ja siin jah, see brauser näitab natukene valesti, see sõna ei ole tegelikult maha tõmmatud. Aga varasem kogemus oli mul Lichterpalus väikese 35 ruutmeetrise sellise jahimajakese ehitamisest 2017 aasta, kus siis oligi selline väike armas põllurundikene. Seal tõesti tootsin kogu elektri ise ja ümberringi käis siis seal metssead, metskitsed, hästi mõndu paik. Ja siin muuhulgas sai siis leiutatud ka selline lahendus, mis siis ka otseselt selle maja ära küttis, mis siis oli sisuliselt õhkküte. Ehk et musta värvi kofreeritud torud, all väike ventilaator, uus sisse soe õhku. Kõlab veidralt, samas teisest küljest, kui te näiteks ei ole märtsikuus käinud selles majas, ütleme 2 nädalat ja te tulete tuppa ja te tootab 25-kraadine soe õhutemperatuur, siis te mõtlete, et see ikka vist natukene isegi toimib.
et ega see päiksepaneelindus ikkagi nii imelik ei ole. Et alati te ei pea tootma elektrit, mõnikord võite mõelda ka õhu soojendamise peale. Nii, vaatame, mis siis 2 aastat tagasi ma tegin. Lohusalu maja puhul siis siit pool kilomeetri eemal. See oli 2020 aprill. Lähenesin asjale just nimelt selle sama elektrikahjude ja välgu tõttu, et ühesõnaga, et kui välk tuleb sisse, siis ma ei taha, et mul nagu kõik asjad plahvataksid. Seetõttu ma tegin täiesti off-grid lahenduse. See tähendab seda, et ühesõnaga ma ei ole nagu Eesti Energiaga absoluutselt seotud. Mul on kodus 2 eraldi võrku. Ma valin, kas ma tahan tarbida seda, mis ma ise olen tootnud või seda, mis Eesti Energia mulle pakub. Valisin selleks välja imelised süsimustad paneelid. Et võib-olla te olete vaadanud, paneelid enamasti on sellised ruudulised, eks ju, sellised hõbedad jooned jooksevad sealt läbi. Aga selline nagu üleni must, selline šef, nagu James Bondilik välimus. See hakkas mulle nii palju meeldima, et ma mõtlesin, et kui tavaline selline paneel toodab 390 vatti ja see must paneel toodab 340 vatti, siis ma mõtlesin, suvasi 10%, et vähemalt majal nagu on see välimus täpselt selline, nagu ma tahan. Ja võtsingi siis nagu 4 süsimusta paneeli, nendele lisasin juurde kinnitusvahendid, ostsin juurde inverteri, Victroni. Hind teemal poes on 1400 €, aga mina ostsin ta kasutatud peast, ma ostsin ta 400 €-ga, ma olin väga õnnelik. See tegemist on ikkagi suhteliselt targa inverteriga, arvutialaselt. Sinna juurde ma sain ka kasutatud Victroni paneelide laadija, mis võtab siis selle paneelide tuleva info ja suudab selle siis panna mul akudesse otse ja inverterisse. Nii et ühesõnaga, et need sulgushinnad on siis uute hinnad, mina sain need siis natuke odavamalt. Ja kogu see asi siis kokku, akusid ka muidugi on vaja, jah, et akusid, palju ma ei võtnud akusid, võtsin need 2 tükki selleks, et teha 24 voldi süsteem. Ja kokku see asi maksis mulle 1750 €. Et ma ütleks, et ma olen selle suhteliselt hästi saanud just nimelt tänu sellele, et oli kasutatud peast ost. Ja tarkvara poolt ma korraks mainisin juba, et see Victroni tarkvara hakkas mulle nii väga meeldima, et see ongi, mulle kui IT-inimesel on eriti põnev, eks ju, mingi ise programmeerida, mingi firmwaret, eks ju, leiutada igasuguseid switch'e, optimeerida, niipidi naapidi. Ja kui ma olin selle kõik siis nagu ära teinud, siis need 4 paneeli, eks ju, mis mul oli 340 vatti tükk, need siis suutsid toota mulle siis 1225 vatti, siis 1,2 kilovatti niimoodi puhast elektrienergiat. Ühesõnaga, see juhtmestik ja muu ilmselt võtab mingisuguse protsendi alla, eks ju, natuke kaod siin-seal, aga ikkagi see, et kuskil seal puude vahel on võimalik toota 1,2 kilovatti puhast energiat, see oli suhteliselt selline positiivne tagajärg minu jaoks. Ja integratsioon ehk siis nagu see andmevahetus on ka Victroni toodetel on hästi mõnus minu jaoks. Et on olemas selline väike pihuarvuti nagu Raspberry Pi, mis on, ta sobib mul igale poole, ta mahub mul pintsaku taskusse ära, ta on siuke tillukene, ta oli postkaart, postkaart on nii, ta on ütleme mingi 5. postkaarti. Ja tema siis suudab kõikide Victroni seadetega suhelda ja siis ta viskab mulle ka kõik need tarbimisandmed otse netti. Ja kõik see asi on nagu Wi-Fi'ga vaadata, nagu ilmselt paljudel kõik need Fronius ja inverterid, nad on kõik nii mõnusaks tehtud tänapäeval, et ega see Victron ei ole mingisugune imeasi. Lihtsalt kuna nagu Victroni tooted olid mu saadaval ja keegi siin seda Victronit Eestist väga ei räägi ka temast, siis ma mõtlesin, et peake küll, proovime ära. Ja minnes edasi siis, võtame siis kokku siis 2 aasta, mis rääkinud olen, natuke ilmselt veel eluaeg antakse siin. Mis see kokkuvõte on siis 2 aasta peale? Et 2 aasta peale ma olen suutnud siis toota tarbida 2000 kilovatti ehk siis 2 megavatti ehk siis 1 megavatti aasta kohta. Ja see pilt vist oli teil ka vist kasutuses, ma vaatasin teie slaidide, et mul just nimelt meeldis see, et see must taust on taga, aga see 2000 kilovatti on siis suht selline muljetavaldav kogus ikkagi selle 4 paneeli peale, ehk tegelikult on võimalik seda toota küll. Ja päikeses päeva maksimumid on 7 kilovatti, et siin ongi nüüd eilsed üleeilsed andmed, eks ju, et eile kenasti päike säras, päev otsa taevas, ilm oli kevadselt mõnus, kevadeti paneelid toodavadki rohkem, sest et mida külmem on paneeli temperatuur, seda paremini ta toodab. Et kui paneel läheb päris kuumaks teil suvel, siis tegelikult ega ta enam nii palju ei tooda, et see tootlikkus väheneb võib-olla mingi, ma ei teagi, 20%. Kuni 20%. Kuskil niimoodi väheneb, jah. Ma mainiks vahele, et see on ka üks suur põhjus, miks müüt, et Eestis ei ole päikest.
ei tööta, põleb läbi. Sellepärast, et Eestis on küll vähem päikest, aga see päikeste paneelide tootlikkus on suurem arvestades seda, et kevadel ja sügisel on siin külmem. Just, aitäh. Ja tegelikult ma kiidaks omalt poolt, teie poolt öeldud, et see Lohusalu piirkond kui selline on maagiline päikse tootmiseks on tõesti see, et siin peakohal tegelikult toimub selline metsik pilvede areng ja see kõik nagu läheb sinna sisemaa poole. Ehk et siin sisuliselt on tõesti päikses sellist ilma väga-väga palju. Ja kui vaadata nagu just nimelt sinna Eestisse tuuleroos ongi enamasti siit selja tagant tulebki see tuul, eks ju, edela tuul. Vist edel on umbes sealt. Ja siis kui sisemaa poole vaadata, siis enamasti ongi sisemaa suhteliselt pilves, aga siin on suhteliselt selline maagiline koht. Nii, otse tarbimine, jah, mina tarbin kõiki asju otse, mina salvestusvõimsusele ka ei keskendu, et kui päeval päike on, siis mina kasutan seda päikest ära. Ja salvestus kui selline on suhteliselt pointless, sest et kui te mõtlete, et nüüd elektrit tootev päiksepaneel, te võtate selle energia, muudate selle asja keemiliseks, panete selle asja akuks, pärast te tahate õhtul seda asja uuesti tarbida, võtate uuesti sealt akust selle keemilise energia, teete uuesti ta elektriliseks, mõttetu, just nii, et see on täiesti hästi kallis ja hästi selline, minu jaoks vähemalt mõtetamatu, ebamõistlik asi, kõik need lihtsamad asjad nagu mingisugused arvutid, külmkapid, muud asjad, need saab kõik selle 2 akuga nagu suurepäraselt tööpäeva rikselt, et mul lihtsalt ei ole vaja teha öösel kell 3 pitsat võib-olla või midagi sellist, et seetõttu ma ütlen, et keset päeva selle asja tarbimine on nagu kõige kasulikum. Ja kuna ma nagu otseselt võrku ei müü, siis kogu see asi siis tõenäoliselt on tasuvusaeg mul kuskil 5-6 aasta peale selle 1700 eurose investeeringuga. Mis siin veel punktidele ma ei mäletan, suurimad tarbijad, mis mul on siis kevad-sügisel ma sisuliselt kütan põrandaküttega endal umbes sellist 16 ruutmeetrist saunaala, kus mul siis on umbes selline 10 centimeetrit paks, selline korralik betoonplokk, mida ma siis kütan päev otsa ja mis siis õhtul öisel ajal siis annab niimoodi pikkamalt seda soojust tagasi, et sisuliselt mul meeldib see süsteem just nimelt selle tõttu, et tal ei ole neid liikuvaid osi, et kui muidu mõelda, et selline vaakumküttega mingi päiksepaneel või vaakumitest päiksepaneel, kus on, ma ei tea, igasugused pumbad, eks ju, soojusvahetid, hästi palju kuluvaid osi, liikuvaid osi, et mis võib kõik nagu pekki minna, siis see põrandakütte, elektripõrandakütte mul meeldib nagu suurepäraselt, sest seal ei ole mitte midagi, mis võib pekki minna, ainult kui see on see põrandakütte kaabel, aga ma usun, et seda vist 10-20 aastat ta ikka vähemalt kestab. Ja suvisel ajal, siis see on nüüd jah, naljakas lause, aga põhimõtteliselt päike kütab mul siis maja jahedaks. Ehk et see siis tähendab seda, et mul on see õhksuspump, eks ju, millega siis, mis on ühendatud just nimelt nende samade paneelide taha. Ja tema siis jahutab siis selle asja maha. Ja alati ei pea olema kõik tarbijad ka 220 volti ehk et vahelduv vool, et sellised rumalad seadmed nagu laelambid ja mobiilide akulaadijad, mis siis on nagu otse nagu alales vool, sisuliselt, et need võib siis võtta siis sisuliselt otse sealt paneelide pealt, et ei peagi nagu kasutama seda 220 volti. Nii, tulevik. Tulevikus ma tahaks panna mõned lisapaneelid boileri jaoks. See on siis, tahaks otse küttega kütta, et selle küttekeha ma ostsin ära 48 voldi jaoks. Ja loodetavasti peaks nagu niimoodi sooja väga majja saama. Ma tahaks juurutada endale Home Assistant'i, see asi kirjutage kindlasti endale kõrva taha, et Home Assistant on suhteliselt selline pinge tarkvara lahendus, millega te saate juhtida enda maja suhteliselt kõiki süsteeme. Ja kõik asjad, mis nagu Home Assistant sellised nagu compliant või siis nagu sobivad on, need on tegelikult kuuldaväärt asjad tulevikus, et saate kenasti endale targa maja püsti panna, näiteks kui minu see akupinge on 24 volti, eks ju, kui akupinge on rohkem kui 25 volti, eks ju, et siis ole hea nii kaua siis kütta seda põrandakütet ja siis kui see asi hakkab langema alla 20 voldi, siis lükka see asi maha. Et igasuguses selliseid asju saab teha. Ja ühe toreda asja ma tegin veel eelmisel aastal, juuli lõpus, tegin endal päiksepaneelidega matkabussi, et ostsin tavalise matkabussi, sisustasin ära, panin kõik köögid, voodid, ma ei tea, mis iganes inverterid sisse ja katusel panin 400 vattise paneeli ja tegelikult suhteliselt huvitav tunne on jah selle elektriga elada niimoodi, et kogu aeg on nagu elektrit
olemas ja elektrit tegelikult on üle, et ühesõnaga, et noh, ei oskagi seda kuskile tarbida, et noh, matkabussis sees on ka ju noh, külmkapp, eks ju, valgustid, soe vesi, et noh, keset päeva, kui näiteks matkabuss seisab kuskil päikse käes, siis noh, kogu see energia, mis ta toodab, eks ju, see läheb mul otse siis suurde boilerisse. Et noh, hästi selline huvitav on see elektrienergiaga elu. Ja nagu jah, siinkohal ma ei oskagi rohkem rääkida, et ma annaksin äkki siis sõna tagasi või edasi. Aga võib-olla veel, et kuna see jutt oli nagu nii lahe ja huvitav, võib-olla on küsimusi, et konkreetselt selle kogemuse kohta, et kasutage võimalust. Tekkis selle sama viimase slaidi kohta, Google Home Assistant, mida sa mainid. Ja teine, mis siis saab, kui elektrit nii üle on, ei oska kuskile. No vot, eks ta ongi jah, et pead nagu mõtlema mingisugused tarbijad järjest edasi välja, et noh, et üks asi on tõesti see, et seda asja peaks kuskile akumuleerima, et noh, mulle meeldib see mõte sellest, et ma saan ta otse akumuleerida sellesse 10 sentimeetrise paksusesse betoonplokki, mis hoiab maja soojana, eks ju. Et aga noh, bussi seisukohalt, no ma ei tea, vesi ei ole mul boileris siiani keema läinud, et on kuumaks läinud ja väga kuumaks, aga noh, selles suhtes päikest Eestis nii palju ei ole ka. Et see 400 vatti paneel näiteks siin on ju ikkagi täiesti horisontaalne, kui sa oled bussiga nagu sellisel tasapinnal. Ja tegelikult ega see 400 vatti ei ole siis nagu see, mis ta nagu reaalselt toodab, sest et kui päike tuleb siit külje pealt, siis noh, ta võib-olla toodab sul mingi 250, 280 vatti. No ma ei tea palju, no, üle 880 mina ei ole näinud, aga noh, eks ta kuskil mingi kolmandiku ilmselt neelab. Ja Google Home Assistant on küll see võtmesõna, jah. 24 volti võrk, on see sul siis nagu terves majas välja ehitatud või kuidas see tarbimine välja näeb? 24 volti on ühte kohta ainult veetud, et seal, kus ma tahakski mobiili laadida ja siis need üksikud laelambid. Et noh, rohkem mul lihtsalt ei ole mitte midagi, mis seda 24 volti tarbiks. Et see on lihtsalt selline back-up lahendus, et noh, et kui nagu ongi mingisugused sügistormid ja et seda peaks siin juhtuma, aga noh, siit mingi kilomeetri sealpool võeti ikka korralikult metsa maha ühe tormi poolt ja noh, kui tõesti sul 3 päeva nagu ei ole elektrit näha, siis noh, oleks tore, et sealt vähemalt selle 24 voldi pealt saaks ikkagi moblad laetud, eks ju, ja saaks tuppa valgusegi, eks ju. Et noh, suvase külmkapp, mis seal ikka, et noh, võib-olla tõesti sügisel ei ole see tootlikkus nii suur. Et jah, tõesti, et noh, et kui nüüd seda esimest slaidi meenutada, siis noh, tõesti sügisest, ütleme, novembrist veebruarini on suhteliselt selline kuri seis tõesti, kus nagu ei tule ikkagi liiga palju vatte mul seal taevast alla. Aga ütleme, et alates niimoodi märtsi keskelt tõesti seda elektrit peab ikka täitsa mõtlema, et noh, kuhu patta see panna. Mul oleks küsimus selle kütte osa pealt, et sa ütlesid, et sul on seal on see põrandaküte ja lisaks on sul mingisugune must toruküte. Kas see on siis õhksoojuspump, kas ma sain sellest ära või see on veel mingisugune süsteem? Ei, ma lihtsalt tein võrdluse selles suhtes, et vaakumtorud kui sellised, noh, need nõuavad lihtsalt mingisugust sellist soojusvahetit ja mingi pumplaid ja muid asju liikuvaid osi. Et see on kõik see, mida mina ei taha ja ma ei viitsi teha, ma ei viitsi sellega tegeleda. No, et mida vähem nagu on selliseid, või mida rohkem on staatilisi süsteeme, siis seda turvalisem on see süsteem ka ja seda jätkusuutlikum. Et ei, et lihtsalt ongi mul sisuliselt siis põrandakütte ja õhksoojuspump need suurimad tarbijad. No mingi külmkapp ja muid asju ma nagu ei hakka isegi lugema, et noh, see on nii väikesed kulud, et noh, läpakad ja ma ei tea, kõik asjad, mis ma kokku vaatasin, oli mingi lauaarvud 300 vatti võib-olla on, et noh, et see on nagu täitsa olematu. See tähendab, et vaakumpaneelid kuidagi otse ei kütavad õhu suureks ja selle ei või tuppa lihtsalt. Küsimus siis selle Vihterpalu maja kohta, jah? Vihterpalu maja. Ühesõnaga, seal siis tehtud selline süsteem, et on olemas tavaliselt need pakettaknad ja siis ma tegin sellise 3,5 meetri kõrguse, sest see maja üks külg oli 3,5 meetrit ja 3,5 meetri kõrguse sellise sisuliselt oreliviled, eks ju, kus siis nagu ühel pool on siis see pakettaken, siis on need oreliviled, mis on musta värvi, taga on penoplast. All on väikesed ventilaatorid, mis toimivad otse päikese pealt, et kui päike hakkab peale paistma, siis hakkab ventilaator ringi käima ja sisuliselt siis toast võtab õhu sisse, alt võtab õhu sisse, eks ju, ja ülevalt siis lükkab nagu õhu tagasi. Ja need temperatuurid, no ma ei tea, see oli mingisugune
55-60 kraadi, ma ükskord mõtlesin selle infrapuna anduriga. ja noh, see oli ikka täiesti müstiline kogemus ja lihtsalt sa tead, et see maja on 2 nädalat sul kütmata, väljas on olnud reaalselt mingi öösiti -5 ja ma ei tea, noh ikka täiesti külm. Ja sa jõuad õhtul nagu sinna ja reaalselt sul ongi toas noh +20, +25 noh. Et see on suhteliselt selline müstiline kogemus. Hästi selline lihtne, rumal asi, aga miskipärast töötab nagu väga hästi. Nii, aga ma kuulen veel küsimusi. Kõrgus oli 3,5, aga kui ta laiuses oli? Laiuses ta oli, ma usun, et see oli mingi 1,20 meetrit või midagi sellist, noh ei olnud nagu liiga palju. Noh, nagu kapp selline suur. 1,20 meetrit ja 3,5 meetrit. See on nagu akna ees või? Ei, täitsa nagu, noh maja seinaga üle, maja seinas, selles suhtes mitte akna ees. Väljas siis või? Jah, väljas ikka jah.